ja kohtuniku vile kõlanud ja esimene robot teeb väikse esitada. Avatus sõidab. Läks joonest, ai. Aga rahulikult ja stabiilselt. Ja ilusti täitsa selle ülesande. Ja paraku esimesest voorust tulemust kirja ei saadud. Ja minu selja taga lava kohal oleval stendil näete ka siis robotite aegasid. Evelin natuke kiiremini sõidab. Ma vaatad olen näinud ka roboteid, mis läbivad tõesti loetud sekundiga need jooned. Ilus katse. Siiro sõidab päris kiiresti. Nii. Ja on nüüd väike tehniline viperus esinenud. Ja nüüd on kohtunik loa andnud roboti käivitamiseks. Ja Mutter läheb ringile ja parakus tegemist siis jälle ühe Lego robotiga. Rehvid on tal mõnusad talvised. See on keskmise kiirusega. On juba näinud ka natuke vähe roboteid. Lego roboti kohta igal juhul liigub ta päris hästi ja täidab talle antud ülesannet. Ja viimane purr ja ilusti käsipiduriga võetud ja aeg läks kirja 19,016. Pisik ja veel ära. Aeg kirjas. Ja 8 läheks enda ülesannet täitma, mille pärast siis roboti nimeks 8. Väga hea vastus. Paraku esimesel katsel ta nüüd sõitis sul välja, aga loodan. Nii. Ja turbo eesel ja tõmbad natuke sabast ja natuke kiiresti. Ja väga osav robot. 6,032. Sentiment paika. Ja kui väravate löömisega oli natuke eile probleeme, siis on näha, et joone järgimine sobib robotile märksa paremini ja tunneb end nagu robot joonel. Rahulikult kaalutletult läbitakse kõik kurve ilusti ja korrektselt, nagu sõidukoolis. Ja veel 3 viimast kurvi jäänud võtta. Väga puhtalt läbib neist. Esimese siseneb teise kurvi ja tuleb ka sealt ilusti läbi. Nüüd veel viimane kurv vaja võtta. Ja 2 on jõudnud lõpusirgele, nüüd veel lõpuspurt läheb. Ja jõuab varsti. Ja ongi juba üle joone, väga hea tulemus. Luba on antud ja Inter on platsil. Küllaltki kiiresti
ja võiks öelda, et eelmisega võrreldes lausa liiklushuligaaniga on meil nüüd tegemist. Kirjas. Vaatame, kas siis maagiline number 7 kajastub ka tulemuses mingil kujul. 4 sekundit on kulunud. 7 sekundit, võib-olla tuleb 17 siis. Jah, robot üritas kasutada enda aega maksimaalselt siin platsil ära, ennast näidata ja Hellitud nimega on siis meile siia märgitud, et omanikud kutsuvad teda hellitavad Sprite. Sprite roboti sprintid olid inspireeritud. Ma näen õigesti, Sprite'i karastusjoogi pudeli korjata. Jah, ei ole. Ja võimas näitab enda võimu nüüd üles. Palju on siis võimsa võimsus? Palju. Vaat, robotit ehitus on ikkagi täppisteadusega me siin ei spekuleeri. Aga täiesti vigadeta. Aeg kirjas. Minna. Küllaltki kiiresti. Vaatame, kas suudab korrektselt joonda järgida. Aeg kirjas. Aeg. Number 4 sõidab. Küsiks meeskonnaliikme käest. Ikkagi. Ära küsi. Mis juhtus? Robot kala väikemaa ei lõppu. Ja nagu kalal kuival maal või pigem kala vees, eks läbib ta joont ilusti. Kuidas on robot endal kala nimeks saanud ja milliseid kalal iseloomulikke tunnuseid ta avaldab? Kas ta akvaariumis ka kodus on? Akvaariumis ei ole, aga kala nimetus on mina ja see väga päev. Lihtne, efektne ja tundub, et toimib. Ja kalal on veel viimane lõpusirge ja ilusti finishijoone. Küllaltki kiiresti küsin, räägi mulle, mis see rantsus tähendab, kus see nimi tuleb? Eelmise aasta juhendajas, meil FNL kaasas käis. No näete, väga auväärt ja kiiduväärt nimi robotit. Nendis juhendaja, eelmise aasta juhendaja nimi. Mul tekiski kohe küsimus, et kas tema oli teil eelmise aasta juhendaja? Aeg kirjas. Vot, esitke robot. 4 patareiga. Eile siis sama looja poolt nägime minisumo võistlustel sellist robotit nagu tõukemõnu. Tõukemõnu jõudis ka päris kaugele. Palun siis lähemalt seisvatel isikutel natuke kaugemale võtta, ega Gepard ei ole väga kodustatav. On tal ka akutrelli komponente? Ja paraku läks ta joonest üle ja nüüd tuleb ta siis kinni püüda ja oodata järgmiseid katseid. Selle roboti looja sai siis eile minisumo võistluselt teise koha. Ja siis ta astus üles Spartalasega. Väga kiiresti sõitib. Okei. Nii, miks panite robotile sellise nime? Võta ära. Robot tuleb võtta, paraku. Tule see joone kohta.
juba tahtis teha sellised shortcut'e võtta, et ring kiiremini läbi. Vot see on uhke sõit. You may try again because you didn't start to die. Ja ta võib uuesti proovida, sellepärast et see ajalugemise kohast ta läbi ei läinud, aga jätkab samamoodi. Mille pärast 8? Ta on 7 sugulane. 8 on 7 sugulane, väga loogiline vastus. Mingil määral meenutab robot ka sumo-robotit. Kas teda saaks seda sumo-funktsioone täitma panna? Omanik ütleb, et ei. Aga vaadake, kui hästi on sahk ees, et juhul, kui teil kodus oleks näiteks vaja talvel lund lükata, siis märgite samasuguse joone maa peale, kutsute siis TPT roboti enda juurde ja lükkab teil hoovi puhtaks. Koerakoodi esidega saaks hakkama küll, ma arvan. Kindlasti. Aga jäänud on veel 3 viimast kurvi, ilusti käsipidurit kasutades võetakse esimene kurv. Ja nüüd liigutakse juba lõpusirge suunas. Ja piloot on ilusti robotid. Milliseid karutelineid robot pakub? Eks ikka väiteid. Praegu nagu näha vedustab liiga vähe keeratud, mis ei pea välja. Aga väga lahe retro lähenemine. Väga kiire. Ja ongi ei liigu enam. Natuke liigub jääkid väga hästi. Oleks pidanud vedusid natuke. Meil on iPhone'id, iPadid, siis miks mitte ka iPodid. Kas nimi oligi inspireeritud õuna ettevõtte toodet? Ai. See elagi jänkule kaasa. Vaatame, kas lippab nagu jänes. Tegi paar jänese haaki, jätkab joone järgimist. Aga paraku need haagid tähendasid see Need for Line. Ja puhas töö. Gümnaasiumist pärit robot Shmuli X1.